Varasemalt ei öelnud, kuhu ma reisin või kus on mu viimased võistlused, siis me oleme jõudnud Ladies, please from position. No. tere! Tere, spioon. Mis sa ütlesid? Tere, spioon. Tere. Ei ole kirurg, kumb? Spioon. Vaatan siin su varba situatsiooni. Cheers! Cheers! Nii hea külm. Crispy cold. See on crispy cold. I love it. Nii, tööle. Rahule jäid? Ma olen väga rahul. Great work. Great pedicure. Mina olen ka selle tööga Oota. väga rahul. Niimoodi. Kas me näitame varbu kontenti natuke või? Tootsies. Teised tsootsid. Ehk siis põhimõtteliselt võite minu juurde aja broneerida ja varbaid võin teil teha. Okei, tegelikult ärge broneerige, ma ei taha kõiki koju. Nii, Anette läheb, sõidab nüüd koju. Ja läheb magama. Ja läheb magama. Ei. Sa pidid pikendused ära pesema. Poor little kitty. Yeah. Või siis sa teed selle homme hommikul ära. Ja föönitad. Ma teen täna ära, siis on tehtud. Õige. Tubli tüdruk. Tere, ilusat esmaspäeva. Nagu tavaks on saanud, siis on Big Week. Kolmas. Ja see on viimane. Eile me alustasime iluteenustega taaskord. Laura tegi mul varbad hästi ilusaks. Nagu näha oli. Aga täna on tegelikult mul puhkus juba, aga kuna mul on mõned asjad veel vaja teha, siis ma käin korraks kontoris, siis ma teen ära oma trennid ja siis ma lähen kulmudesse ja ripsmetesse. Et siuke, jah, tuleb siuke natukene mimu time jälle. Tahan oma päevaga kaasa täpselt nii palju, kui ma jõuan. Aga jah. Ei, ma ei ole veel öelnud kordagi, aga mu viimased võistlused on välismaal. Aga kus? Küll te näete. Nii, mul on kontoris käidud, mul on kõik trennid tehtud, mul on kõik sammud tehtud, linnukesed on kirjas, poseerimist jõudsin ka teha ja nüüd ma pean kiirustama kulmudesse ja ripsmetesse. Nii et järgmine kaader on juba rohkem nägu peas. Näeme peagi! Nii, nüüd mul on kulmudes ja ripsmetes ka käidud. Ma olen nii rahul. Nii hea on niimoodi reisile minna, et ei pea hommikuti vaeva nägema. Teate, täna on juba teisipäev, kell on lõuna. See tähendab seda, et ma olen unustanud vlogida. Eile õhtul ma ei teinudki suurt midagi. Ma panin veits asju kokku ja ma tegin kooli asju. Aga täna ma olen käinud trennis, ma olen käinud jalutamas. Praegu tulin võtsin oma kohvi. Ja nüüd ma olen taas kord teel Laura juurde. Seda ma lähen käin poes. Ostan mune ja kriipkotte, sest et mul on vaja söök mitu toidukorda homme kaasa võtta ja kõige kompaktsem viis on kriipkotid. Ma tean, et see ei ole kõige fancy, aga
It is what it is. Nii et poodi Laura juurde. Siis ma lähen Küntesse. Need tehakse ka veel korda täna. Tere jälle! Tere vara hommikut. Kell on 4:30 ja me varsti sätime lennule. Aga eile ma käisin Laura juures, tegin talle mingi, nagu ma näitasin. Ja siis ma käisin Küüntes. Need on seekordsed küünekesed. Küüned said. Ja mul reaalselt ei olnud aega filmida, sest mingi kell 7 koju. Ja mingi kell 10 lõpetasin toimetamise, nii et ja siis pidi juba magama minema, et nagu enam-vähem midagigi magada saada. Varsti võtame takso, et minna lennujaama. Ja lennujaamas ma saan hommikust ka süüa. Või noh, ma pean ootama veits, aga varsti saab süüa. Mis on emotsioonid? Lähme lendama! Lähme lendama. No nii, kui ma varasemalt ei öelnud, kuhu ma reisin või kus on mu viimased võistlused, siis me oleme jõudnud Hispaaniasse, Barcelonasse ja mu viimased võistlused on Santa Susannas. Sinna me lähme homme, aga täna me naudime Barcelonat, vaatame siin ringi. Oleme siin käinud juba shoppamas. Järgmine punkt on mingisugune vaatamisväärsus, mida kaameramees välja valis. Mina ei tea isegi, mida me vaatama lähme. Ja siis sealt edasi me juba lähme vaatame, mis me saame Too Good To Go äppi kaudu pitsa kohast. Me ostsime sealt pitsa 5 euriga, ehk siis päästame toitu ja mis sealt saab. Seega, meil on see üllatus, mina seda ilmselgelt süüa ei saa. Mina olin lihtsalt tellija, sest et see pakkus ma nii palju huvi. Aga jah, täna saab lihtsalt nautida, homme lähme võistluspaika ja võistlused on juba laupäeval. Seega, võtan teid oma reisiga kaasa. Kas sa räägid meile, kuhu vaatamisväärsuse juurde me jõuame kohe? Ma ei tea, mingi ilus losskindlus midagi tükib. Ma muud ütlen. Ilus losskindlus. Nagu härra ütles. Esialgus ei ole tegelikult kõige toredam olnud koos olla. Niimoodi, et mina olen siin näljagete suremas. Mul on temast kahju, tema peab taluma seda kõike. Ja siis me läksime oma majutuspaika, et kotid panna kappi seniks, kuni me saame check-in'i teha. Ja see kapp ei töötanud, ehk siis me panime kappi sisse mu koti ära, aga seda kappi enam lahti ei saanud. Nii et ei olnud taas korteri kogemus ja või korterihaldur või kes iganes sai lahti teha ja me ei jäänud asjadest ilma. Aga ikkagi ei ole tore ja nüüd me saime käidud toidupoes ja nüüd me saame ka minna check-in'i tegema. Vot, siuksed lood. Nii, teeme siis kiirelt kohe roomtuuri ka. Shalala. Vannituba.
ma ütleks, et väga-väga normaalne korter. Too Good To Go pitsa me võtsime siis sellisest kohast nagu Grosso, napoletana stiilis, see on gluteenivaba. Selle eest maksime 5 eurot, täishind on 15 eurot ja tegelikult see tehti valmis kella 3-ks, ehk siis soe ta enam ei ole, aga ta lõhnab jube hästi. See lõhnab mega hästi. Nonii. Päris hea on, kuigi natuke külm, aga hea maitsega ikka. Kuidas hindaksid hinna ja toidu suhet? Väga hea. 5 euro eest kõlab väga hästi, on ju? Tere hommikust! Kell on 7 ja ma olen ärkvel 5 äkki ja ma ootasin, et saaks kuskilt kohvi võtta, sest siin enne 7 nagu väga midagi ei saa. Aga nüüd ma saan kohvi minna võtta ja siis ma lähen käin poes, sest mul on riisi ilmselt vaja. Või no ma mõtlen, aga mul on mingit süskarit vaja. Meil korteri juures on siuke hästi pisike pood, mis on tegelikult 24 tundi lahti. Aga ma ei tea, kas ma leian siit kõik vajalikku. Aga vaatame. Nii, ma sain oma kohvi, mis on ilgelt tuline. Siis ma sain riisi, mis peaks valmima 1 minutiga. Ma ei tea, vaatame. Ja siis ma sain banaani, ehk siis ma sain kõik, mis vaja, sain. Ühesõnaga see riis, mis ma hommikul ostsin, ma teen videot. Ma jõudsin korterisse ja ma sain tõlkida, mis see on. Ja seal on päevalilleõli sees. Ja me läheme uuesti poodi. Ja seekord me läheme Aldisse, sest et ma tahtsin Aldit ka avastada. Ja äkki see poes käik on vähe edukam. Tiiratus. Õige. Tšau! Minä on rõdu. Ma mulje. Täitsa kogenud. Nii, ma tegin toas hästi kiiresti pre-workout söömise ja nüüd ma lähen kiiresti trenni, sest et mul oleks vaja hotellis veel süüa saada, aga siis ta saab kella 3-ni, kell on kohe 2 saamas, ehk siis ma pean juba trenni ära teha ja siis ma pean sööma jõudma. Seega väga-väga kiire on. Head maiustamist. Ma sain hästi kiiresti oma toidu söödud. Nüüd mul on siin paberid ja liigume hästi kiiresti regama, sest et järjekord on päris hästi liikunud ja kui ma jõuan õigeks ajaks, siis ma saan teiste eestlaste juurde minna. Nii et kiired sammud.
regamas sai käidud. Me nüüd lähme vaatame toidupoest, kas mingeid vajalikke asju saab, kuigi lootused väga kõrged ei ole, sest et kõik fitness-sportlased on ju siin. Seega, aga vaatame, äkki jopab. Tere reede. Nagu mu näost on näha, ma magasin ülihästi. Ma magasin 8 tundi. Ma ei mäleta, millal seda viimati juhtus, aga väga hea on olla. Täna tegelikult plaanis väga palju ei ole. Ma ootan, mina saaks sööma minna. Seda saab umbes tunni pärast ja siis mingi hetk käin korraks veel poes ja kella 4 õhtul lähen meiki ja soengusse, aga muus osas pigem nagu ei tee rohkem midagi, et anda kehale puhkust ja lihtsalt olla. Okei. Ma sain söömas käidud ja ma natuke valetasin enne. Ma pean täna ennast ära shave'ima. Ehk siis praegu natuke puhkab ja siis teeb full keha shave'i ära. Aga enesetunne on taaskord endiselt mega hea ja elevus kerib. Ma sain eile õhtul teada, et minu kategoorias on 38 naist. Mega palju. Ma ei tea. Aga noh, on mis on. Mina tulin nautima, elamust saama, kogemust saama. Naudin seda kõike. Ja vaadake, kui ilusad mu ripsmed ja kulmud on. On nüüd shave'imine ja kõik on tehtud ja nüüd me lähme poodi, ma võtan kaasa, näitan natukene, sest see on päris siuke huvitav ja suur pood. Ja siin poes sa reaalselt saad kõike osta, siin on mingi elektroonikaosakond, mänguasjad, seal on siis koduasjad, no siin on kõike lihtsalt. Ma ei tea, koduasjad, loomaasjad, kohe tuleb toiduosakond, kõike. Siin on terve hunnik mingi erilisi šokolaade, mis näevad nagu ülihead välja. Mingi täidiste ja asjadega. See on küll väga hevi. See on ikka väga krühtine šokolaad. Ja siis olen mina siin oma jääsalatiga. Õnnelik. See üks asi, mis on äärmiselt veider. Kana on ülikollane. Nagu ülikollane. Ei tahaks osta seda osalt. Niimoodi, kell on saamas 4 õhtul ja mul on aeg minna meiki ja soengusse. Ehk siis selle võistlushooaja jooksul esimest korda saan siis magada meigi ja soenguga. Eks ole näha, kaelapadi läheb kasutusse. Ja kui on vaja, siis on vaja. Nii, meiksoeng on tehtud. Ma sain lõpuks ometi selle soengu, mis ma tegelikult olen kogu aeg tahtnud, et poolenisti ülevalt kinni. Aga me alguses arvasime, et võib-olla see ei sobi mulle, sest et ma olen ise juba äärmiselt pikk. Aga me seekord otsustasime, et ilmselt ikka sobib ja ma tunnen, et see on kõige õigem otsus üldse. Sest nagu see on nii mina. See on nii mina ja kui juba võistlused algavad sellisel toonil, kus ma tunnen ennast 100% mina, siis siit saab ainult kõik hästi minna. Ja et ma olen nüüd väga elevil ja vaatame, kuidas see meigiga magamine sujub. Praegu on natuke oodata ja siis saab
sööma minna. Vot, siuksed lood siia tänasesse õhtusse. Mina olen igastahes väga elevil, väga õnnelik. Jäi! Põnev, põnev. Vaadake neid ripsmeid. On aeg siis magama minna. On tänasest kuidagi ekstra väsinud. Aga see meik on ikka ikka mega ilus. Ja tööd. No nii, tere hommikust. Nagu näha, siis ei juhtunudki meigiga mitte midagi. Näitan siit ka niimoodi. Magasin üsna kehvasti, küll öelda, aga tegelikult enesetunne on suht okei. Mitte midagi ei ole paigast liikunud, nagu mitte midagi. Täna on showpäev, aga ma juba tean, et mina saan laval alles õhtul. Kes teab, mis keel, sest et minu kategooria on kõige viimane. Nii et eks vaatab, mis kell üldse sinna võistluspaika liigub ja siuke, jah. Praegu tahaks täiega süüa saada, sest kõht on tühi, aga hommikusöögini on mingi pool tundi äkki veel. Nii et peab veits ootama veel. Woke up like this. No nii, ma mõtlesin, et seni kuni ma söön oma teist toidukorda, et ma natukene ka räägin kõigest. Siin on mul kana ja riis. Väga üllatav. Ja siis on mul siin natukene musta kohviga. Enesetunne. Enesetunne on mega hea. Enesekindlust on palju, sest et mu vorm on väga palju parem võrreldes eelmise võistlusega. Ma sain täpselt selle soengu, mida ma tegelikult hooaja alguses juba tahtsin, nagu ma eile rääkisin. Mu meik on endiselt imeilus. Ma tunnen ennast nii hästi, nagu ma tunnen, et ma olen õiges kohas õigel ajal. Ja see kõik on lihtsalt nii õige. Et nagu, ma ei oska seda tunnet kirjeldada, aga see kõik on lihtsalt nii hea, nii positiivne, nii õige. Ma loodan, et on kuulda, sest et siin kõrval ehitatakse seda teist hotelli. Aga nagu kõik on lihtsalt nii õige. Ma ei tea. Selles mõttes on hea, et mul on see positiivne tunne ja kõik tekkinud, sest et reisipäeval tegelikult ma kassisin ära. Ma kassisin 100 ära, aga no eks oligi see, et reisipäeval oli vähem toitu ja üldse kõik stressirohke, vähem und, kõik kõik stress laes 100%. Ja ma lihtsalt tundsin päris ausalt, et mida ma teen siin. Mul ei ole siia asja, miks ma olen siin. Aga täna, teate, on küll. Ma nii fucking palju vaeva näinud. Ma olen nii suure töö ära teinud, et see on minu aeg särada. Saate aru, jah? See on minu aeg särada ja mitte keegi ei võta mult seda ära. Ja mina tulin siia nautima ja seda ma teen. Seda ma teen täna, ma ütlen teile. Seega, see kana ja riis ja see must kohv on praegu väga bänger. I'm loving it. Emotsioon on palju. Tegelikkuses on see, et ma peaks praegu oma koolitööga ka tegelema, aga kuna mul on ärevus, elevus ja kõik asjad laes, siis ma ei suuda keskenduda. Täitsa pekkis, täna ongi viimane. Täna ongi viimane. Ja siis on hooaeg läbi. Crazy. Aeg lendab.
aga mul vist ei olegi rohkem midagi rääkida, sest mul on pea tühi praegu. Ma lihtsalt mõtlen ainult sellest, et millal ma peaks sinna liikuma, sest ma ei tea seda. Aga hoian jooksud silma peal. No vaatame. Ma luban, ma siiralt luban, et ma seda võistlust jäädvustan rohkem kui eelmisi. Ma tean, ma olin eelmistega natukene tagasihoidlik ja näitasin liiga vähe. Aga ma arvan, et mul on siin rohkem ka mida näidata. Nii et ma luban, ma südamest luban, et ma olen seekord parem. Nii, nüüd on siis aeg minna võistluspaika. Terve seljakott on asju täis, kirjakoti täis asju. Kolime hotellitoast võistluspaika. Lähme võistluspaika. Mina ei ole näinud, aga nemad juba käisid. Oli või? Ja siuke hästi omapärane. Ajalooline selline äge. Ipärane. Me mingi mäest üles lambust või? Mäest üles ja trepist üles, väike pre-workout. Me peame puhkama täna. Kelly juba käis eile neid treppe, Kelly teab. Mulle nii meeldis seda. Nii äge. Jalad peaksid seina peal tegelikult olema. Nii ilus kohake. Let's go. Siin on see fitness challenge või? Jaa. César Andrea Malaquias, Brasil. Finlandia. Mis on sinu arvamus sellest loomaaiast? Siukses loomajas ma veel ei ole kunagi käinud. See on reaalselt loomaaed. Sa paned enda asjad kuskile. Need lihtsalt lükatakse minema. Ruumi ei ole, mitte midagi ei ole. Kuidagi lihtsalt. Õudne. Nii glamuurne. Nii glamuurne spordiala lihtsalt. Nii, kuna Kellil on hääl ära, siis me võtame mikrofoni mängu ja ma tahtsin Kellilt küsida, et meil on hooaeg kohe läbi, kõik võistlused kohe tehtud, prep tehtud, et kuidas nagu tema ennast tunneb selles osas? Selle võistluste ajal tunnen, et see praegune seis on nagu keha mõttes kõige parem. Et ei ole nagu siukest väsimust, lihtsalt väike purguvalu nagu on kuulda. Aga ma ütlen, et see on ikkagi väga hull reis olnud siiapoole. Kõige nagu kodu, pere, lapse ja kõige kõrvalt. Aga mitte midagi ei kahetse. Tahan uuesti, tahaks juba praegust lavale minna, tahaks jõusaali minna. Et jah, alati võiks uuesti selle teekonna ette võtta. Mida teeksid järgmisel prepil teistmoodi? Mis ma olen treeneriga rääkinud on see, et ma tahaks mingit konkreetset mealplani. Et püsida nagu selle kindla selle kõige sees veel paremini ja et ei tekiks nagu mingid isusid või siis ei peaks kogu aeg ise mõtlema, et mis on õige, mis mitte. On alati number 1, et jah, need on praegused mõtted. No vot, saite nüüd teise inimese perspektiivi ka natukene ja vaadake, näete tuharaid ka siin taustal.
mitmeid tunde oodanud sind, kuidas tunned? Väike västum peal, aga ikka, lähme teeme ära. Või kell on üldse? Ma tahtsin sama teada. 8:30. Me tulime. Mingi 1-2 vahel või? Ühe ajal. Ajal jah, üks läbi jõudsime. Pole kohe ajal jõudsime. Jah. Mingi 6-7 tundi. Passin. Glamuurne elu. Teeme ära. Glamuurne elu. Teeme ära, jah. Ei jaksa. Keegi küsib. Paneme kenasti teisele ka kohe. Äkki jõuab täna lavale? Mine sa tea. Samas 7 kategooriat. Nii, soeng on lahti. Krimmi touch-up on tehtud. Äkki varsti saab. Ladies, please from position. A quarter to the right. Quarter to the rear. Me trae una chaparrita para irme temprano. Son las primeras que salen. A quarter to the right. Face to the judges. Thank you, ladies. Nonii, nagu näha, me sööme, mis tähendab seda, et laval on käidud. Ma tahaks öelda ka kellaaega. Kell on 2:16 öösel ja me just tulime lavalt. See lemon cheesecake Berbers on ka nii hea praegu. Kuidas on sinu emotsioon? Ma ei ole kurb, et finaalis on, aga sees on nagu täiega suur nagu rahutunne. Nii ainesetunne, et selles mõttes paremat lõppe ei oleks nagu oodanudki. Mul on täpselt sama tunne, kus ma käisin seal laval ära ja ma tundsin, et mingi rahu minuga saabus ja ma tunnen ülihästi, ma tunnen nagu rõõmu. See kogemus oli imeline. Aga päriselt. Nagu seda ei anna Eestiga võrrelda. Jaa, seda ei anna Eestiga võrrelda. See oli midagi teistsugust. Aga nüüd me naudime oma sööki. See on tehtud, see on tehtud. Nii äge, aga nii kurb, aga nagu nii palju emotsioone, mida elli. Nii, meil on aeg süüa seega. Seda hetke ma loodan. Nii,
kreveti sushi. See on ka midagi väga mõisvat. Vapusta. Päriselt. Siuksed maiustused ka, aga kuna kell on 2 öösel, siis ma ilmselgelt kõike ei jaksa proovida, nii et ma... 3 öösel. 3 öösel? Nii et ma proovin siit seda kindeliga küpsist. Vaatame, kuidas see on. Juba hea. Täna ma saan siis süüa võtta niimoodi hommikusöögil, et ma ei söö riisi ja kana. Seega vaatame, mis me võtame. Teeme kõigepealt tiiru ka peale. Seal on puuvilju. Nii, hetkel läksin väga lihtsalt teed, ehk siis võtsin kuklid, et teha võileiba ja võtsin natuke pannkooke. Ja siis ma võtsin oma proteiinella kaasa, sest ma nii kaua tahtnud seda süüa. Ja siis on must kohv, et siuke lihtne. Kas ma söön veel? Kas ma söön veel? Ma ei tea, aga vaatame. Aga liikud sa... Nii, see turg tundus minu jaoks nii põnev, et ma ajasin tema ka toast välja ja me lähme uuesti ja siis ma pärast näitan kõik, mis me võstsime. Otsu, vaadake, kui koledad mu käed ikka veel krimmist on. Ma ei tea, tahaks puhtaks saada. Kõik riided saavad ka mustaks. Nästi! Me leidsime siit turu pealt täiesti värsked churrod. See koonus maksis 2 eurot. Proovime, teeme väiksed testi. See on päris hea. 2 eurot. Mega. See turg on mega. Nii, ma mõtlesin, et ma näitan, mis ma sealt Bazaari turu pealt endale ka sain. Kõigepealt me üssime mulle siukse käevõru. Ma mõtlesin, et tore oleks niimoodi mälestuseks endale midagi. Kaasa võtta siit Santa Susannast. Siis ma leidsin siukse üli ilusa naiseliku joki endale. Kohe saan see üle selle, ma luban. Nagu vaadake seda. See on nii ilus. Slay! Ja siis viimaks ma ostsin natuke värsket ka. Ma ostsin sellise ilusat draakonivilja. Siis ma sain söömisvalmis mango. Ja ma sain söömisvalmis avokaado. Ja kõik need 3 läksid alla 5 euri. Nii et, jah. Nii, Anette, esimene draakonivili. Ta meenutab natuke kiivit, aga ta ei ole nii tugevat maitset.
ta on nagu kiivi tekstuuris. Ta on pigem maitsetav. Ütle ära. No hei, ma ei ole siin ühtegi update'i teinud. Igastahes meie oleme jõudnud tagasi Barcelonasse. Me saime hotelli. See on päris huvitavas siukses modernses piirkonnas. Ja praegu me oleme teel ühte ülisuurde kaubanduskeskusesse, sest ilmselgelt mul on vaja shoppama ka minna. Seega me mõtlesime, et me teeme täna selle ära. Et ilmselt homme või niimoodi lihtsalt ajaliselt ei jõuaks. Aga jaa, ma hotellis jõudsin magada juba natukene. Päris hea uni oli. Ja jah, vaatame, mis seal kaubanduskeskuses toredat on. Tundub, et me oleme vist jõudnud kohale siia keskusesse. Nagu näha, see läheb päris pikalt sealt välja. See on päris suur. Päris põnev, päris põnev. Normaalne. Normaalne. Siin on mingi siuke suur terrassiala ka. Mäkk. Aga me lähme proovime Five Guys'i. Aquí. You excited? Nii, mina võtsin oma purksi ikkagi Mäkist, sest et ma tahtsin kana. Näita. Terve hunnik friiked. Osa. Ma ütlesin, et ära võta friiked, no. Sest mul on kotis ka veel, vaata nüüd, no. Oh my god. Okei. Nii, näita meile oma purksi, mees. Ossa, see küll väike burger ei ole ju. Eks ole. Kuigi maitsetud on need friikad sul? Ei va, on ju. Ma oleks midagi paremat Five Guys'ist oodan. Ma tea. Näita neile kerma. Okei, purks näeb ülihea välja. On jah? No hästi. Me oleme jõudnud mingisse metsikult suurde toidupoodi. See on mitmekorruseline, nii et ma ei tea, lähme vaatame, mis siin on ja mis siin ei ole. No siin on kõike ju. Räägi sellest toidupoe kogemusest. Nii palju. Nii suur. Me oleme ka igast täna juba koju viimiseks valinud, aga see on tõesti nagu need riiulid on lihtsalt lõputud. Ja see valik on ka lihtsalt lõputu. Sa lähed lolliks siin. On ju? Mis me sööma lähme? Miks sa ei või öelda? Me lähme siia Danonisse. Oli vist Danonni? Jah. Pitsot sööma. Oota, kas siin on liha sisse pandud? Ma ei tea, aga see näeb ülihea välja. Me läheme hommikusööki otsima, sest me arvasime, et me puukisime hommikusöögi, aga me ei puukinud, nii et me vaatame, mis leidub.
praegu varahommikul. Mul on siin kohvi ja tal on smuuti. Kuidas maitses? Mina võtsin endale sellise kanaga võileiva ja siin on mingi hispaaniapärane omelett oli onju. Ja ühesõnaga selline hommikusöök. Saad pilti teha või? Saad siis nüüd popa kõige. Me oleme jõudnud kõige populaarsema vaatamisväärsuse juurde ehk siis Sagrada. Juba välismaal oleme, siis ma mõtlesin, ma proovin jõulumaitselist Starbucksi. See on piparkoogi maitseline. No ütleme niimoodi, et väike hint on siin piparkooki, aga rohkem on ta lihtsalt magus ja kohvimaitset ei ole üldse. Ootasin midagi enamat, aga vähemalt see maitseb hästi ja ma olen nõus ära jooma ja ta ei ole rõve. Oika. Kuidas tundub? No ikka vinge tundub. See tundub väga hea. Kohe saame proovida. Wow. See näeb nii hea välja. No. Mis sa ütled selle kohta? Ma pole vist nii head, nii ägedat ja nii erilist pitsat saanud. See on tõesti väga hea. Me tükk aega mõtlesime, kas seda proovida või ei. Me oleme nüüd toas tagasi. Punud on head paremad täis, aga me oleme ühel meelel, et see burrata ja pistaatsiapastaga pitsa oli kõige parem pitsa, mis me üldse kunagi söönud oleme. On ju? Aga noh, lähme nüüd ära ja Eestis sellist asja ei ole, nii et saime oma parima pitsa kätte ja ei tea, kuna uuesti saab. Lepime sellega, mis Eestis on. Kaja pitsa käib ka. Me otsustasime viimast õhtut veel hotelli rõdule terrassile nautima tulla. Minul on oma jook. Tema naudib kohalikku veini. Päikseloojang on ilus, ilm on ilus. Vaadake lihtsalt seda tausta. Mida veel eluks vaja? Barcelona ülikool. Termination? Yes. Noh, ongi aeg koju minna või? 我也还好，音乐一直循环播放着，变成看客散射的光，不知哪里舒服。是自以为每次当我觉得进一步，上一秒侥幸，下一秒变成另一幕，想看到山顶，不的是西服，不是华尔兹的原点和地段，不知退两步，幻想的坦途，这是。